Freia, tule siia. Tule siia. Näita ennast. Noh, vaatame. Vaata siia korraks. Nii. Sõbrake, okei. No nii, ma ei ole juba ammu ühtegi saadet teinud, aga selleks olid ka omad põhjused. Ja ma arvan, et need põhjused on mõjuvad. See tähendab seda, et mul on olnud käed jalad tööd täis, mitte küll otseselt, et ma niisugust tööd teeks, millest metsikult raha saab teenida, vaid no lihtsalt see, mis ma olen endale kohustuseks võtnud, seda ma olen siis teinud. No nii, minu avalikud salamõtted jätkab. Loomulikult ma jätkan, sellepärast ma juba olen, kui ma olen juba siin siis korda selleks, et rääkida teile endast ja rääkida maailmast ja rääkida sellest, mida te võib-olla ei tea. Või teate, aga teistest allikatest ja võib-olla teise nurga alt. Minul on muidugi oma vaatenurk, mis võib-olla ei pruugi sinu omaga ühtida, aga ma loodan, et kui me väga jäigalt ei võta oma vaatekohti ja oleme valmis muutuma, siis see vaatepunktide ja erinevus ei pruugi siis meid mõlemaid laastavalt mõjuda, ma loodan vähemalt niimoodi. Aga ega ma ei tea, kõik on võimalik. Aga nagu kõik on võimalik uskumatule, et see tähendab selles mõttes, et uskumatule on kõik võimalik, et tema uskumatus või tema negatiivne soov läheb täide, nii on ka positiivne usk. Et kui sa usud midagi väga ja tahad seda väga ja sa usud seda, siis see saab sündima ja me loodame see kõik seda. No nii palju alustuseks siis võib-olla sissejuhatavad sõnad. No ma olen siis, nagu kui sa varem oled mu videosid vaadanud, siis sa oled ehk tähele pannud juba, et on üks mees, kes elab Ungaris, kuskil Lõuna-Ungaris, sellises kohas, kus kasvab palju viinamarju ja räägitakse hoopis niisuguses keeles, mis ei ole üldse sarnaselt nagu eesti keel, kuigi väidetavalt on tegemist eesti keele sugulaskeelega. Aga jah, et on siis olemas niisugune mees ja et tema siis teeb mingisuguseid videosid ja kui sa nüüd juhtunud vaatama, siis ma soovitan, et pane oma like'id, jaga neid sõpradega ja siis muidugi telli minu kanalit, sellepärast et sellest saavad algoritmid teada, et seda kanalit on mõtet vaadata, kui enam inimesi on tellinud mingi kanali. No nii, alustuseks siis nii palju. Ja minu avalikud salamõtted siis on minu podcasti nimi, aga enne kui ma hakkan teemade juurde nende positiivsete teemade juurde, ja positiivsed küll, aga väga palju positiivset ei ole, on negatiivset ka väga palju, nagu sa tead, inimesed ei ole alati nii head, nagu me tahaksime, samas on üllatusi loomulikult, et mõned inimesed on hoopis paremad, kui me arvasime, ja see on muidugi meeldiv, aga olgu see siis niimoodi või olgu see teisiti, igatahes minu avalikud salamõtted jätkab siis oma saadetega, mis ei ole midagi ametlikku, milles ei ole midagi ametlikku, milles ei ole midagi sellist, mida ei peaks olema võib-olla meediaruumis, eestikeelses meediaruumis,
ma loodan vähemalt, aga kindlasti see valgustab asju hoopis teise vaatenurga alt kui mõned teised saated, mida ma juhuslikult ise ka olen vaadanud. Ma mõtlen saated, aga kuivõrd neid YouTube'i asju on sobilik saadeteks nimetada üldse nii amatöörsaated nagu, nagu mingid amatöörsaated tõepoolest sageli. Kuigi mõned on üsna professionaalsed ka nende seast. Aga jah, noh see selleks. Ühesõnaga, nii. Aga siis sellest, millest nüüd rääkimata on jäänud selle tõttu, et ma vahepeal ei ole nagu siis saateid teinud ja peaaegu 2 kuud ei ole ühtegi saadet välja tulnud. Nimelt ma proovin tõlki valmis seada inglise keeles oma raamatuid, mille ma annan siis niisuguse platvormi kaudu välja, mis kahjuks eestikeelseid ja isegi ungarikeelseid raamatuid, kus ei saa välja anda ja need on see on niisugune internetiplatvorm, et ma ei hakka nüüd nime ütlema, aga eks sa isegi leiad üles need vajalikud platvormid, kui sul endal samad probleemid on ja sa tahad raamatuid välja anda. No ühesõnaga ja kahjuks nad ei toeta eesti keelt, nad ei toeta ungari keelt ka samuti mitte, seda tuleb inglise keeles välja anda, kuna teisi keeli, mida toetab näiteks saksa keelt ja prantsuse keel ja mis seal veel on, isegi soome keel vist on olemas. Ma ei ole küll päris kindel, aga neid ma valda, ma ütlen, ja vähemalt sellisel määral kindlasti kohe mitte, et neis keeltes nüüd mingisugust asja, nagu ma ütlen, kirjatööd välja anda. Ühesõnaga siis ma olen tegelenud nende raamatute ettevalmistamisega, 2 raamatut on juba üleval internetis ja sa võid need osta. Esimene on Unholy Wrath, see tähendab siis, et ebapüha, eesti keeles oleks selle pealkiri siis ebapüha viha ja see keskendub mitmesugustele kultuurisokki põhjustanud nähtustele, millega ma kokku puutusin Ungaris, kui ma tulin 2004. aastal Ungarisse siia elama. No ma ütleks, et esimest korda, sest vahepeal ma elasin ka Eestis, ja siis ma tulin jälle tagasi Ungarisse elama, aga jah, ühesõnaga ja see, kõige suurem kultuurisokk oli muidugi see, kuidas see täitsa ilmasuguste sisemiste piduriteta või kuidas nad eesti keeles öelda, mõned inimesed on rääkinud juutidest ja juutlusest ja kuidas siis antisemitism on siis Ungaris olnud väga pikka aega väga levinud ja esimene osa siis räägib nagu sellest kultuurisokist, mis sellega seoses tekkis ja siis kõik muud arutlused on selle põhjal ja muidugi on selles väga radikaalseid järeldusi tehtud ja kuna need järeldused siis järeldusi tänapäeval ma võib-olla teeksin natukene teistmoodi, aga see on tingitud ka sellest, et nende järelduste tegemiseks, kui ma nüüd peaksin järeldusi tegema ja nende samaste nähtustega kokku puutudes, siis ma teeksin võib-olla mõnevõrra teistsugused järeldused, aga tol ajal oli see niimoodi ja mis kirja on pandud, see kirja jääb ja kirjatäht püsib ja ja mõnes mõttes on väga hea ja mõningad asjad lisatud juurde sinna teksti muidugi, mis natukene selgitab siis olukorda teistmoodi, aga ma soovitan lugeda siis Unholy Wrath ja teine osa on siis Somewhere East of West Paradise, mis tähendab siis, et kusagil lääne paradiisi, kusagil lääne paradiisi idapoolses osas võiks siis olla eesti keeles. Ja aga 3. raamat valmimisel praegu varsti, aga sellega läheb vähemalt vist 6 aega, ma ei oska öelda, tähtaegu ma ei anna, aga umbes niimoodi ütleme, ligikaudu 6 aega võib minna ja sellega siis see siis tähendab seda, et seal on tegelikult ma nagu selles teises raamatuski, kus ma enam antisemitismist vähemalt nii palju küll ei räägi kui esimeses raamatud, vaid
vaid pöördun tagasi minevikku ja räägin minevikulistest asjadest, nendest asjadest, mis Nõukogude ajal toimusid ja kuidas ma teenisin sõjaväes ja ma olin sõjaväes nimelt ju Ukrainas ja Ida-Ukrainas, seal selles paigas, selles linnas, mida tol ajal ju kuskil nagu maailmas nagu laiemalt ei tuntud ja alles nüüd paar aastat tagasi sai see linn, kus ma siis teenisin ja selle nimi kuulsaks üle kogu maailma ja selle linna nimi on Mariupol, aga tol ajal ta kandis muidugi Ždanovi nime Eestis tunti paremini võib-olla kui mujal maailmas, sellepärast et Eesti okupeerimisega oli ju seotud Ždanov, Andrei Ždanov vist oli ta nimi, päris nimi ja ühesõnaga nemad siis, tema siis organiseeris tegelikult Eesti okupeerimist, üks peamisi Stalini abilisi oli selles, et kuidas Eestit okupeerida ja ma loodan, et midagi sarnast enam Eestis juhtuma ei saa hakka, aga me peame valvel olema ja me peame teadma ja tundma oma idanaabrit ühesõnaga, mitte ainult seda, mõni ütleks võib-olla niimoodi, aga ma arvan, et ka teisi kasulik on tunda mitte ainult oma idanaabrit, sellepärast, et sa saad väga petta, kui sa ainult oma vaatepunktist vaatad idanaabrit, aga kasulikum on tunnetada, et Eesti on üks osa maailmast ja see maailm ei ole kõikjal mitte täpselt samasugune, nagu see Eestist paistab. Ja ühesõnaga, need asjad võivad käia natukene teistmoodi kokku, kui me vaatame natuke laiemas mastaabis ja me ei vaata niimoodi primitiivsel moel, nagu mõned teevad. Et me vaatame siis ja ei tunne seda ära nagu, ei tunne ära seda, mis tegelikult on, vaid mõtleme sinna midagi asju juurde, mida ei ole või siis ei näe neid asju, mis tegelikult on. Aga meil on kasulik oma mõtlemist muuta ja nägemisviisi muuta ja natukene vaadata maailma ka natuke teise rakurssi alt ja näha maailma kui tervikut ja mitte ainult oma mätta otsast, nagu eesti keeles on väga ilusti öeldud sellise asja kohta. Ühesõnaga siis täna siis ma olen siin ja noh, praegu ma rääkisin nüüd oma sellest tegevusest, mis on mõnevõrra takistanud minu seniseid podcast'e tegemast siit Ungarist. Aga jaa, siis kolmas raamat jätkab seda sama asja. Ühesõnaga ma rääkin sellest, et ma oli pooleli see jutt nimelt, et ma siis kirjutasin teisest raamatust, siis alustasin sellest, kuidas ma esimeses raamatus teises pooles kõigepealt sinna peaks tagasi minema, läheb siis peategelase elukäik alates tema sünnist võib öelda ja siis tema vanematest ja kuidas tema isa oli siis teenis Saksa sõjaväes ja Saksa sõjaväest pärast 3-kuust sõjaväeteenistust ära põgenes Saksa sõjaväes, sellepärast et lihtsalt olud sundisid teda ära põgenema ja ka sellepärast, et ega tema süda loomulikult ei tundnud nagu erilist kutsumust, et just nimelt Saksa mundrit peaks kandma, sest eestlastele ju teatavasti tol ajal pandi ikkagi Saksa mundrit selga ja nad esines nagu üks Saksa sõjaväe allüksus ju nendes võitlustes, mis ei olnud meie võitlus üldse. Aga jah, noh, siis see peategelane kasvab suureks ja isa põgeneb ära, isa tuleb tagasi, tal sünnib 4 last, tal on õde ja on 3 venda on ühesõnaga 3 poega isal. Ja siis mitte minul, aga ma ei samasta neid tegevuslasi ju oma perekonnaga ja oma eluga kokkusattumisi on, aga jah, ühesõnaga siis seal ühesõnaga siis asjalugu on sedasi, et kasvab siis üles perekonnas ja väga erinevaid asju juhtub tema elus ja saab usklikuks pärast veel Nõukogude aja lõpus ja läheb ja jätab joomise maha, sest kuni Nõukogude aja mitte päris viimaste, aga noh, peaaegu täitsa lõpuni oli siis
see peategelane ikka pärast joodik ja ta satub niisugusesse situatsiooni purjus peaga, mille ta toime paneb, et pärast seda ei ole uhke ja selle tagajärgede likvideerimise üle selle, mitte selle üle, vaid tagajärgede likvideerimisega ta ka väga ei kiirusta, aga lõpuks jõuab ta ikkagi sinna punkti, et seda tuleb teha ja ta teeb, on sunnitud tegema ja sellest räägib juba 3. raamat. Aga noh, enne kui ta siis sinnamaani jõuab, on tal ikka väga kirev ja selline, noh, kuidas nüüd öelda, väga kirevat pordu elu elab ja üldse usklikuks saades pärast ta ei ole üldse uhke selle üle, kuidas ta on elanud ja mis ta on teinud, kõik korda saatnud ja kuidas siis need teod on siis põhjustanud midagi taolist, mis on tegelikult ju katkestanud ja nagu lõhkunud suhted ka omadega, oma sugulastega, oma vendadega, õdedega, oma perekonnaliikmetega, isegi oma rahvaga teatavalt mõttes. Aga jah, no lühidalt sellest, mis on esimeses 2 raamatus, siis, millest on juttu ja 3. raamatus tuleb siis see, noh, ma ütleksin niimoodi, et eelmeeleparandus või midagi taolist, mida ei saa ka päris niimoodi nimetada, sellepärast see on meeleparandus ilma Jumalata, aga nagu me usklikuks saades teame, ei ole sellist asja olemas, mida nagu meeleparandus ilma Jumalata. Võib küll mingitest tegudest loobuda ja mingitest tegusid midagi enam mitte teha, mida kunagi on tehtud, aga päris meeleparandus, päris ja pattude andeks andmist, mis on üksnes Jeesus Kristuses, seda ei ole ju loomulikult inimestel, kes ei ole kunagi pöördunud Jumala poole. No nii, ühesõnaga jah, aga nüüd siis nende teemade juurde, millest ma alati oma podcastis olen rääkinud ja teatavasti ega ei olegi midagi lahti nagu selles, et ma vahepeal mingid saateid ei ole teinud selle poliitiliste sündmuste kohta, mida ma Trumpist ja J.D. Vance'ist ja siis Zelenskist ja Ukrainast ja nendest olukordadest rääkisin, sest need olukorrad ei ole kuhugile välja jõudnud, ei ole arenenud. Trumpi 100 päeva ametis presidendina on juba ära olnud, aga ta ei ole ikka veel peale nende Ameerika siseasjade, mida ta on seal korda saatnud ja Elon Muski vahendusel, et palju ametnikke lahti lastud, bürokraatiat nagu vähendatud, aga samas uusi vaenlasi on talle tekkinud ja isegi vabariiklaste endi seas hulgas selle tõttu, et väga lihtsameelselt käitub Putini suunas ja nagu me tänagi nägin alla ühte videot, et või isegi eile juba, kus siis pärast seda, kui Istanbulis toimunud läbirääkimised kuhugi välja ei jõudnud või läbirääkimiste plaanist midagi välja ei tulnud, siis noh, ühesõnaga mingisugused vabariiklased siis astusid nagu Trumpi vastu välja, noh, kas võib nüüd niimoodi öelda, et Trumpi vastu välja, aga ühesõnaga püüdsid siis natukene Trumpile ja Trumpi meeskonnale õigemini täpsemalt, peamiselt Marco Rubio oli see, kelle sõnavõtte varasemaid sõnavõtte nad tsiteerisid Putini suhtes ja püüdsid siis nagu Marco Rubiot tunnistama panna, et Putin on sõjakurjategija ja nad püüavad tegelikult sõjakurjategijaga nagu mingisugused, noh, ühesõnaga väga leebelt käituvad sõjakurjategijaga ja siis noh, ühesõnaga, kuhu see kõik välja viib või kas nad midagi saavutavad sellega, eks me seda näeme alles. Mis Ungarit puudutab, Ungari läheb järjest kaugemale, nagu sa võib-olla oled kuulnud ka seda, et siin oli üks afäär, spiooniafäär Ukraina ja Ungari vahel, et alguses siis püüdsid
Ukraina eriteenistus kinni 2 Ungari spiooni. Ungari spioonid olid siis, püüdsid nagu kaardistada neid väeosasid ja lennuväeosasid ja lennuvälju ja lennumasinaid siis seal Taga-Karpaatias ja selles piirkonnas, kus siis väga palju ungarlasi elab, kusjuures ei ole isegi täpselt teada, mida nad konkreetselt tegid nii väga igatahes selle peale püüti väga dramaatiliselt Ungaris kinni üks väidetav Ukraina spioon, 8 endine Ukraina sõjaväelane, eriüksuslane, nagu samuti olid need eks-sõjaväelased ka need 2 ungarlast, kes olid teeninud mitte Ukraina kodanikena, ei olnud mitte Ungari vägedes teeninud, vaid Ukraina vägedes, kes siis Ungari kasuks olevat luuranud ringi siis Taga-Karpaatia lennuväljade ja sõjaväeosade ümber. Et siis neid, siis ma ei tea, kas kaardistada või kuidagi, kuigi kõik märgid näitavad, et tegemist on rohkem siis nagu poliitilise afääriga kui tegeliku spioonilooga. Ja siis muidugi sellega ei piirdunud asi, pärast seda 2 Ungaris Ukraina asuvast, Budapestis asuvast Ukraina saatkonnas saadeti välja, maalt välja 2 spionaažikahtlustega 2 Ukraina saatkonna töötajat, millele vastusteks siis ukrainlased tegid sedasama 2 ungarlasest Kiievi Ungari saatkonna töötajaga ja kokkuvõttes on siis sinnamaani välja jõudnud, et ma ei tea, kas 4-3 Ukraina kasuks, et on siis nende isikud, kes on siis kannatada saanud selle tõttu, et niisugune afäär siis on teoks saanud. Aga põhimõtteliselt enamus analüütikuid räägib sellest, et asi ei ole tegelikult niivõrd spionaažis, vaid asi on poliitikasse. Kogu selle spiooniloo juured ulatuvad poliitikasse ja poliitikasse on nimelt esile kutsunud selle Ukraina reaktsiooni, miks just Ungari spioonid kinni püüti Taga-Karpaatias, on olnud see, et siis Ungari meedias pidevalt tuleb ette, mitte ei tule ette, vaid pidevalt päevast päeva, hommikust õhtuni võib öelda isegi, tulevad sellised sõnavõtud ja saated ja ajalehtedest saavatakse selliseid artikleid ja kirjatöid ja avalikus kohtades räägitakse sellistel teemadel, mis on ukrainlaste meelest ja mitte ainult ukrainlaste meelest, vaid ka iga terve mõistusega mõtleva inimese meelest, ma arvan niimoodi, on tegelikult Ukraina vastased siis. Ühesõnaga see Ukraina meedias ja ajakirjanduses toimuv Ukraina vastane kampaania, eriti veel see niinimetatud Nemzeti konsultaatsioon, mille Orban algatas hiljuti, kus on siis küsitletakse rahvast niimoodi saadetakse rahvale kirja teel mingid ankeedid koju ja küsimused on ka niimoodi vormistatud, et sul sageli on ainult 2 moodi vastata võimalik, et mul ei ole siin ühtegi käepärast, ühtegi neist Nemzeti konsultatsioon või rahvuskonsultatsiooni kirjadest või ankeetidest, et ma võiksin öelda täpselt, et mis siis on probleem nendega, aga ja kui manipuleerivalt on neid küsimusi esitatud seal sageli. Ühesõnaga küsitletakse rahvast, et mida te arvate sellest, et Ukraina vastu võtta, kas võib täpsemalt niimoodi, kas on hea mõte, umbes niimoodi, et kas on hea mõte ikka, et Ungari, mitte Ungari, vaid Ukraina vastu võtta
Euroopa Liidu liikmesmaaks, aga noh, nagu kes Ungari neid põhikanaleid siis vaatab, ta teab, et juba vastuseid peast une pealt teab neid, mida peaks vastama, et valitsusele meelepäraseid vastuseid anda. ja, ja siis eks ta siis teebki seda tavaliselt, keskmine inimene teebki seda, sest ta ei oskagi nagu teistmoodi mõelda, mitte kõik ei ole niimoodi huvitaval moel vasakpoolne ja liberaalne meedia on just selle seisukohtade poolt, selliste seisukohtade pro-Ukraina, ütleme, seisukohtadel ja sageli võtab sõna Ungaris ja muidugi ka see Tissa erakond, Peeter Madjari erakond, kes siis on Fideszist lahku löönud tegelane, kelle väidetavalt, kelle reitingud olevat juba kõrgemal kui Orbani omad ja kes võivad saada 2026. aastal järgmiseks Ungari peaministriks, kui midagi kardinaalset ei juhtu. Näiteks ei toimu mingi Putini moodi riigipööret või siis valimistelt väljaarvamist või mida tahes, sest palju asju võib juhtuda selle aja jooksul sest 26. aastani on ju veel terve aasta aega ja Fideszil on aega tegutseda ja nad tegutsevad võimupositsioonilt ju praegu ja siis Tissa partei võidakse lihtsalt ära võimatustada, nii nagu tehti seda ju tegelikult Euroopa-meelsete parteide toetamisega hiljuti Rumeenias, kus siis paremäärmusliku erakonda siis lihtsalt selle kandidaati siis lihtsalt selle peamine kandidaat, kes oli alguses määratud, mis ta nimi oli, mingi Georgescu, ma mäletan tema nimi. Ühesõnaga, see ei ole tähtis. Mul ei ole peas seda nimi, mul ei ole siin vaadata kuskilt praegu ette. No ühesõnaga, siis see sammune kandidaat siis keelati ära ja lihtsalt siis astus tema asemele teine ja siis ta muidugi vaevalt võitis siis Euroopa-meelne partei erakond Rumeenias ja siis arvatakse, et midagi taolist võidakse teha ka siis Ungaris, sest kuigi reitingud praegu näitavad, et siis Tissa erakond võib olla mõningate reitingutel ja reitingutel on ka vahe sellest, sest sõltub, et kes reitinguid teeb ja nagu olevat ütelnud Stalin või kes oli see mees, kes ütles, et tähtis ei ole see, kui palju me hääli saame, kui palju hääli saadakse, vaid tähtis on see, kes hääli kokku loeb. Ja ühesõnaga, jaa, okei. No nii. Praegu on halb ilm, näed isegi, vihma sajab, ma ei saagi väljas rääkida sulle, muidu siin on väga ilusad lilled näiteks, siin taustal oleks praegu nii hea vaadata seda kõike, aga nende lillede taustal, mis teha üks video, aga ma ei saa kahjuks, sellepärast, et mu tablett saab märjaks ja ta võib lakata töötamast sel juhul. No nii, aga võib-olla ma lähen sisse nüüd siis hoopis ja jätkan seal. Okei, ega sul ei ole selle vastu midagi. No vot, nii. No nii, ühesõnaga siis kuhu ma jäin. Ahaa, ma rääkisin sellest, et valimiste puhul, mis on oluline, valimiste puhul ei ole oluline see, kui palju me hääli saame valimistel, vaid valimiste puhul on oluline see, kes hääli kokku loeb, kes on need, kes hääli kokku loevad. Eestiski on vägagi ilmne, et kuna Reformierakond olevat siis selle e-valimiste autor, see on ilmselge, et kui suur osa hääli e-valimistel saadud hääli, siis kes seal taga kokku loeb ja kokku arvutab,
kuidas see käib seal, noh, ühesõnaga jah, et siis on ju ilmselge, et see, kes on selle nende e-valimiste autor, tema ise siis võidab ka. no ühesõnaga see need asjad on noh, nii kummaline, kui see ka ei tundu, aga need asjad kuidagi niimoodi nad töötavad. ühesõnaga jah, et võidakse teha siis Ungaris ka midagi taolist, et Tissa erakond pannakse võitma, kui ja vastupidi, Fidesz, ega Fidesz ei ole puhas poiss, Fidesz, ma ei taha öelda, et Fideszi omad kõik nii puhtad poisid oleks, et nemad, see, mida nemad teevad, on see kõik väga hea ja teised, mida teevad, need on väga halvad. no ühesõnaga, ma ei taha ka seda öelda. ja vastupidi ka mitte. nii et valetavad kõik poliitikud ja valetamine on nagu selline üks strateegia või taktika osa, mitte pikk, strateegia on võib-olla vale nimetus selle kohta, aga see on üks taktika osa, see on üks poliitika tegemise taktika, on valetamine ja seda me tunneme Eestist ju selle Kaja Kallase Reformierakonna tegevuse läbi, kui ta siis kui siis Kaja Kallas rääkis, et lugege mu huultelt, et maksud ei tõuse ja et maksude tõstmine ei ole üldse päevakorras, nii et rahval ei ole mitte midagi karta, kui nad Reformierakonna valivad ja kui siis suur osa inimestest siis uskus siis Reformierakonna valimisi, siis esimene asi, mida nad tegema hakkasid, on muidugi maksude tõstmine. ja ega see ei ole noh, nüüd ainult Eesti omapära, et Eestis olevad poliitikud on niimoodi tegutsenud, aga näiteks on üks uudis, kuum uudis on, et Ungaris loobus poliitilisest tegevusest, vähemalt deklareeris avalikult, et loobub poliitilisest tegevusest üks väga tuntud poliitik Ferenc Gyurcsány, endine sotsialist, praegune TK või siis demokraatliku koalitsiooni tegelane, kes siis noh, on paljude aastate või isegi aastakümnete vältel olnud nagu paaris rakend Viktor Orbániga ja no viimastel aastatel, Fideszi võimuloleku aastatel on ta loomulikult alla jäänud Fideszile ja kuigi ta on kogu opositsiooni nagu eestvedaja teatavas mõttes olnud paljude nende aastate vältel, siis praegu ei ole ju see nii noh, nagu eriti heas seisus ta ja no nüüd lõpuks on ta kuna ta on oma maine niivõrd ära rikkunud juba, siis sest tema muideks, miks ma tema nime mainisin nüüd selles, et pärast kohe pärast seda, kui Kaja Kallasest rääkisin, et kes siis ütles, lugege mu huultelt, maksud ei tõuse ja esimene asi, kui nad valitsuses said, hakkasid maksudest, et siis seesamane Gyurcsány Ferenc oli ju ka see, kes seal Palatonas sõdi kinnisel partei üritusel siis pidas kõnet loomulikult oma partei liikmetele ja seda ei tohtinud filmida, seda ei tohtinud levitada, seda ei tohtinud ühesõnaga noh, oli kohe julgeolekuteenistus paigas, kes siis jälgis, et siis keegi midagi ei salvestaks sealt sellelt ürituselt või kuidas see nüüd täpselt oli. Igatahes see ei olnud mõeldud avalikkusele see kõne, aga lõpuks ta avalikkuse ette sattus, mis ta seal rääkis ja seal oli ikka jubedaid asju omaenda tegevuse kohta ja Sotsialistliku partei tegevuse kohta räägitud, et valetasime hommikust õhtuni ja ükski jah, et ükski partei ei ole, ükski Euroopa riik ei ole midagi sarnast teinud nagu meie, et ja ainukene asi, mida me saavutanud oleme, et tema ütles, rääkis Ferenc Gyurcsány, on see, et lõpuks ometi me oleme sitahunnikust võimule üles tõusnud, õnnestus sitahunnikust välja rabeledes võimule tõusta ja umbes niimoodi ja siis noh, ja see sai siis avalikuks ja loomulikult rahvas, kes siis paljud need, kes olid siis varemalt siis
selle sotsialistidele oma hääle andnud, loobusid sotsialistidele häälte andmise, valimistele hääle andmisest ja nad ka kukkusid võimult välja lõpuks. Aga mitte kohe, alles 2 aasta pärast. Kulus 2 aastat aega, enne kui Türtsen Ferenc ja tema Ungari sotsialistlik partei siis võimult tagasi kukkus, sest pärast Türtsen Ferencit sattus võimule lühikeseks ajaks ka Gordon Bainai, kes sai kuulsaks selle poolest, et tema oli Ungaris siis peamine maksustaja, kelle maksustamispoliitikat ta tegi põhimõtteliselt täpselt sama, mida Reformierakonna valitsus ja siis praegune koalitsioonivalitsus Eestis oli teinud enne seda, kui nad uuesti nüüd ilma sotsialistideta kokku tuli. Sotsiaaldemokraatid, Eestis on sotsiaaldemokraadid vist, kui ma ei eksi. No ja ühesõnaga, kui nad on siis ju tegid midagi Bainai Gordoni ajal, või Gordon Bainai, ütleme Ungari päraselt, Eesti päraselt ikka, või nagu Eestis peaks ütlema Ungari nimesid, et Gordon on eesnimi ja Bainai on perekonnanimi ja siis Gordon Bainai ajal siis ta ajas niisugust ränka maksupoliitikat, et mõeldi välja igasuguseid makse, mis on võrreldavad sellega, mida tegi eelmine Eesti Reformierakonna valitsus, ma mõtlen mitte seda EKREIKE valitsust, vaid see, mis oli enne seda, kuigi ega seal vahet praegu see valitsus oli tollel, mis eelmine valitsus oli, sisuliselt ei ole peale selle, et sotsialistid ei esine selles ja no nii, ühesõnaga siis nii palju see selleks. No nii, ja siis see Bainai oli kuulsaks saanud selle maksustamise poliitika poolest just. Ja ta tegi selle sama vea, mida praegune eelmine Eesti valitsus, aga mis on nagu 2 tilka vette selle praeguse Eesti valitsusega, et ta tegi selle sama vea, jah, et majanduslikult raskel ajal siis hakkas maksustama rahvast ja inimesi ja võimalikult erinevate ja mitmekülgsete maksudega. Jah, no ühesõnaga selleks siis talt sedasi, et tema seda maksustamispoliitikat siis võrrelda Ungaris nagu teatava Ungaris on üks selline keelatud, loomakaitsjate poolt keelatud hanemaksa võtmise praktika levinud, et ja see on niimoodi rahvatraditsiooniline, võiks öelda niimoodi, et elusaat hanelt aetakse mingi voolik sisse kurust alla ja kistakse tal sellega maks seest välja, mitte terve maks, vaid nii palju, et see kuidagi taastuks ja siis nagu siis saadakse selleks üks pasteet, hanemaksa pasteet, mis on delikatess ja aga see on niisugune loomapiinamise hinnaga, et see nagu keegi, kelle küljest võetakse kogu aeg tükikesi lihatükik, tema keha osasid süüakse ära, aga ainult võetakse korraga nii palju, et need mingil määral siis taastuksid. Ja siis kui enam-vähem jälle taastunud on, siis võetakse uuesti seda hanemaksa ja tehaksegi niisuguseid trikke, see on rahva traditsioonis levinud meetodi, siis Bainai maksupoliitikat ongi võrreldud selle hanemaksa võtmisega, aga ka sellepärast, et nimelt oli Debreceni kandis mingisugune ettevõtte vahele jäänud selle kes tegeles just sarnase protseduuriga Debreceni linna kandis, mingi farm, kes tegeles sellise asjaga ja hanedega just ja sealt siis see edasi kandus ja see Gordon Baina sai endale loomapiine ja õudse juhka, mitte ainult loomapiine ja inimese piine, kes üldse teist elavat hinge maksimaalselt ära kasutab alati enda huvides ja
kuidagi niimoodi siis ja